Niisiis alustas eile tegevust uus uudiste- ja arvamusportaal Objektiiv ja sel teemal oleme palunud stuudiosse Markus Järvi. Tere õhtust! Tervist! No, uus uudisteportaal on siis avatud. Millised uudiseid sealt võib leida? Mis teemadel vestlused, mis teemadel need arvamused seal toimuvad? No, eelkõige meie portaal lähtub sellest eeldusest, et me tahame anda meediaväljaannete spektrisse just nimelt sellist konservatiivset arvamus ja uudiste kajastust ka. Et me näeme väga selgelt seda, et meie meedia suuremad väljaanded nagu Postimees, Delfi, Ekspress ja teised veel lähtuvad sellisest vasakliberaalsest maailmavaatest. Igasugune meedia tavaliselt ju lähtub mingisugusest maailmavaatest. Et isegi kui ta Eesti Vabariigis ennast kuidagi sõltumatuks ja maailmavaateliselt neutraalseks tituleerib, siis ta tegelikult alati kas toimetuse poliitika või mingisuguste muude hoovade kaudu lähtub maailmavaatelistelt alustelt. Ja meie loomulikult ei tahagi teha mingisugust saladust sellest, et me lähtumegi maailmavaatelistelt alustelt ja meie maailmavaade on eelkõige konservatiivne ja miks mitte öelda ka, et me oleme loomulikult kristlased ja vaatame maailmale sellise kristliku konservatiivi pilguga ja tahame sellelt lähtuda siis pakkuda oma lugejatele ka uudiskäsitlust ja loomulikult ka arvamuslugusid. Tahate siis, ütleme, kaitsta konservatiivseid väärtusi, et kas see tähendab, et igasugused vähemused nagu näiteks geid, näiteks, ma ei tea, kooseluseaduse pooldajad, mis on täna aktuaalne teema, et kas teie sellesse portaali ei ole oht, et hakatakse sinna kirjutama mingeid vihakõnesid nende aadressil? Ei, ma arvan mitte, et me kindlasti säilitame sellise vägagi nii-öelda korrektse joone ja ei taha küll omalt poolt nii-öelda vihakõne aretada seal, et kui me kritiseerime seadust, siis me kritiseerime seadust täiesti nii-öelda juriidilistel alustel ja ei ürita siis nii-öelda konkreetseid isikuid rünnata. No kui te ütlesite, et vasakliberaalne on see ajakirjandus täna, et siis kas Eesti meediamaastik vajab sellist kardinaalselt teises suunas lähenemist, et kas meie ühiskond vajab sellist meediaväljaannet? Ma arvan, et vajab küll, sellepärast, et me lihtsalt ei leia väga palju neid konservatiivseid meediaväljaandeid tänapäeva meediamaastikult. Et loomulikult tuleb siin eristada kahte erinevat aspekti. Üks on meedia, mis on laiem, mis loomulikult lähtub ka sellistest liberaalsetest turu majanduslikest väärtustest igal pool, aga teine on ajakirjandus ja ajakirjandus on loomulikult kitsam termin ja ka seal on need sellised liberaalsed väärtused väga selgeltki esil ja mina julgen küll väita, et siiamaani selliseid portaale pole eriti olnudki, et meie oleme alustanud omal ajal De Civitate portaaliga, aga see oli selline sõpruskonna mõnus ajaveetmine pigem kui mingisuguse professionaalsuse poole pürgiva portaali rajamine. Kui palju te üldse sõna saate praegu selles niinimetatud vasakliberaalses ajakirjanduses? Mainstream meedia mõnikord seda teie sihtasutuse sõnumit kuulda võtab? No, ütleme nii, et ega me väga palju loomulikult ei saa. Aga pidades silmas seda, et Eesti on ikkagi väga väike ja teemad on väga põletavad, kui me räägime siin kooseluseadusest ja miks ka mitte vihakõneseaduse koosseisu laiendamisest ja väga paljudest muudest olulistest moraalsetest probleemidest meie Eesti ühiskonnas, siis sihtasutus tänaseks on, ma julgen väita, ennast asetanud Eesti avaliku arvamuse väljale sellise nii-öelda ühe arvamus otsa liidrina. Võib-olla olete ajale jalgu jäänud, et ma ei tea, elame muutuvas maailmas ja mees tahavad koos elada, et selline perekonnatraditsiooni kaitse, see ei lähe enam peale inimestele. Eestis saab mees ja mees rahulikult koos elada, et selles ei ole mitte mingisugust küsimust, ka ilma kooseluseaduseta saab seda teha. Moraalipolitseid ei ole, keegi ei tule uksele koputama, et mida te seal mehed teete, et see on Eestis täiesti illegaalne, et palu väga, kelle selline soov on, võib seda teha. Meie loomulikult seda heaks ei kiida, aga kindlasti me ei soovi, et näiteks kooseluseaduse kaudu perekonna tähendust hakatakse juriidiliselt ja kultuuriliselt eelkõige nii-öelda ümber defineerima. Kuidas te pagulastesse, immigratsiooni poliitikasse suhtute? Millise nurga alt seda teemat täna kajastatakse selles portaalis?
No esiteks me suhtume loomulikult kristlikult, et me üritame näha pagulases, kui ta on reaalselt pagulane, ikkagi inimest ja kannatavat inimest. See on kristlik printsiip, et kui meil on kooseluseaduse puhul olnud selline vägagi selge printsipiaalne küsimus, kas perekond on see, et me võime nimetada perekonnaks siis mehe või naise vahelist liitu, siis meie kindel ei on sellele olnud, eelkõige lähtudes konservatiivsetest ja miks ka mitte kristlikest väärtushinnangutest. Aga kui me nüüd lähme pagulasprobleemi analüüsima, siis see on väga-väga palju mitmetahulisem probleem. Esiteks on täiesti selgelt hüveline aidata inimesi, kui need inimesed vajavad abi. Siin ei ole mingit küsimust. Nüüd on küsimus, kuidas me seda teeme. Ja siin on nüüd terve müriaad erinevaid probleeme. Eelkõige tähtis on see, et Eesti peab säilitama iseseisvuse selles väga olulises aspektis, et ei tuleks Euroopa Liidult mingisuguseid kvoote, mingisuguseid ettekirjutusi, mida me peame tegema selles küsimuses, vaid Eesti peab olema iseseisev riik, kes otsustab ise oma pagulaspoliitika ja ka sisserändajate vastuvõtmise probleemid. Kas ei ole oht, et taolise uue portaali mõni erakond hakkab seal oma poliitikat ajama, et näiteks, ma ei tea, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, on nad juba ühendust võtnud, vaadanud, et ohoo, et see võib olla meie jaoks hea väljund? Ei ole. Et ma julgen seda väita, et me oleme nii-öelda head sõbrad, kes me teeme seda, me oleme kõik kokku leppinud, selle portaali peatoimetaja on Veiko Vihuri ja mina olen uudiste arvamustoimetaja, Varo Vooglaid on praegu seal samamoodi nii-öelda managerina ja ka kirjutajana esil ja loomulikult otsime portaali ka veel uudiste toimetajat ja lisa kvalifitseeritud tööjõudu, et kellel vähegi nagu tahet on, võib meiega ühendust võtta selles küsimuses. Aga ma kindlasti ei arva, et oleks oht, et nüüd EKRE või ükski teine partei võiks kaaperdada seda portaali puhtalt sellepärast, et avaldamisnupp on meie käes. Selge pilt, nii et uus uudiste ja arvamusportaal Objektiiv ja aadressilt siis objektiiv.ee leiab selle. Absoluutselt. Aitäh stuudiosse tulemast ja kallid vaatajad, sellised olidki meie tänase saate teemad. Täname vaatamast, ilusat õhtu jätku.